Nii, tere tulemast. Oleme praegu Atla mõisas, mõisa taga õigemini, sellises hoones, kus tehakse väga head napsu. Ma võtan oma maski ära, sest et see on põhjendatud, kuna me kohe hakkame degusteerima ka Atla häid napse ja Tiit Rahkemaa on siin minu kõrval, ka endine kõva jooksumees, kunagi omal ajal jooksime koos, nüüd teeme koostööd Rapla Selveri suurjooksul. Ja Atla on olnud 10 kilomeetri meil peatoetaja, kohe me sõlmime ka lepingu Tiiduga järgmiseks 8 aastaks, et Raplas ikkagi 10 kilti väga hea, mugav, kiire ja mõnus joosta oleks. Ja selleks me siis kõigepealt Tiiduga kirjutame need paberid alla. Et oleks asi fikseeritud. Nii, ja nüüd Tiit siis nii-öelda kombe kohaselt saad ka väikse tervitusnapsu valada. Absoluutselt. Nii et saame ära proovida. Ma usun, et ei ole patt ju ka sellisel mõnusal kargel talvepäeval väike külmaks naps teha. Palju õnne. Ja, palju õnne. Ja, aitäh. Kõigi meie terviseks. Kõigi terviseks. Tiit, räägi nüüd täpsemalt, mis siis siin Atla mõisa taga tehakse, et kust see idee tuli üldse, et hakata selliseid nii-öelda hea maitsega ja tervislikke jooke tootma ja kuidas see äri siin arenenud ja laienenud on? Idee tuli sellest, et välismaal reisides tekkis idee, et mis võiks olla nagu Eesti nagu tulevane visiitkaart. Et toodi välismaalt alati tasse ja taldrikud kaasa, mina olen tood alati kohalikke maitseid kaasa. Ja sõpradega mõtlesimegi, et võiks teha ühe Eesti napsu või napsud, mis võiks rääkida Eesti lugu ja olla maailmas nagu tuntud. Ja mõtlesimegi, et teeme sellise hobiettevõtte, mis ta ka tänapäeval on, et puhtad Eesti maitsed, eestimaine õunabrändi ja teised maitsed, mis me siin teeme, et mida oleks väga hea kinkida, sest miks ei võiks Eesti olla aga näiteks 1000 maitsemaa olla. Et kivisid on küll käinud siin vaatamas, aga võiks olla Eesti ju emotsioonide maa. Kui Soome on 1000 järvemaa, siis miks võiks Eesti olla 1000 maitsemaa? Väga õige, väga õige. Ja läksimegi võib-olla oma tootearenduses hoopis teist teed kui teised, sest kõik tahavad teha käsile õlut või džinni. Me võtsime ette õunabrändi tegemise. Sest muude napsudega pead sa kogu maailmast pikalt seletama, et mis jook see on. Siis kui me ütleme, meil on õunabrändi või Prantsusmaal Calvados, siis nagu kõik seda nagu saavad aru. Me ei pea pikalt lahti seletama. Eesmärk ongi, et meie maitsed, mis me pakume, või ka teised Eesti maitsed, oleks põhjus inimestel siia Eestisse tulla. Eesti visiitkaart ja oleks teema, millest rääkida. Ja olemegi läinud selle teed pidi, et siis 4 aastat tagasi 3 sõpra, siis mina, mul naabrimees Sulev ja mõisahärra Raivi otsustasime, et prooviks teha midagi teistmoodi, kui üldse tehakse, sest otseselt konkurente meil siiani Eestis ei ole. Ja mis eristabki meid teistest see on, kui teised kasutavad valmis piiritust oma toormaterjaliks, siis meie toodame selle ise. Ja siin te näete maailma absoluutselt tipp puskari aparaati, milles siis tehakse näiteks brändilaadsed joogid, sest nagu te teate, kõik maailma viskid ja brändid on ju tehakse ju puskarist. Piiritsust tehakse ainult viina. Aga miks te teete ise seda? See ongi see asi on maitses. See on maitses. Asi on maitses ja ka järgmise päeva tervises. Sest nagu inimkatsed, mis me oleme 4 aasta jooksul teinud, näitavad seda, et meie toodete tarbijad on järgmise hommikul väga heas tujus ja tervise juures. See näitabki meie jookide puhtsust. Ja kõige imelikum ongi see, et hakkasime käima mööda maailmas napsuvõistlustel ja meil on läinud seal ikkagi üle ootuste hästi. Nii et see näitab veel kord, et tegemist on hea napsuga ja tegelikult kui ka sporti ja nii-öelda natukene napsu siduda, siis tegelikult ega kerge külmetuse ja teinekord ka nii-öelda muul põhjusel ei ole ju väike naps paha, nii et tegelikult see sõltub inimesest endast ja kes on karsklane on ja kes tahab, lubab endale väikse lõõgastuse vahepeal. Ja tegelikult on teil mõtted ka ju selles suunas, et teha nii-öelda alkoholivabasid tooteid ja arendus selle nimel käib. Ja just nimelt ja kõige tahasin öelda, et ega meie ei tegele siin alkoholismiga, vaid
toitumiskultuuriga, eks. See on osa üldisest söömiskultuurist, väikene naps ja ega siis need, kellel ikka väga on vaja võtta, nemad ostavad natuke teistsugust napsu, eks. Ja nagu sa rääkisid, alkovaba joogiseeria eelmine suvi me tegime esimese proovipartii valmis. See läks nii menukalt, et müüki ei jõududki. Aga kõik joodi enne ära. Jah, joodi, tassiti sõna otseses mõttes siit samast uksest välja. Aga proovime sel aastal nüüd uue partii teha, vaatame. Sest meil on nüüd lähinädalatel ees siit ära kolimine, me saame selle tehtud, siis ma usun, et me võtame tõsisemalt kätte nüüd alkovaba seeria tootmiseni. Mis jook see siis on? Tema tulebki õuna baasil, on mittealkohoolne jook. See ei ole limonaad, vaid ta on alkoholivaba vein, millest oleme siis alkoholist teeme napsud ja mis jääk jääb, sellest me teeme siis alkovaba joogi. No tuleb sisse veel 11 maitseainet gaas, mis on väga hea niisugune mõnus jook, mis erineb tavalisest limonaadist või mahlast. Nii et see nali, mis meil siin viskasin eelmine aasta Rapla Selveri suurjooksul, et hakkad varsti alkoholivaba viina tootma, ei olegi päris nagu vale. Jah, me loodan ka, et me saame selle tehtud järgmiseks jooksuks aga paistab, ei oska veel kindlat lubadust anda, aga me töötame, sest et kui siin käivad ka pered külas, kõik ei taha napsu või ei saa võtta, siis oleks midagi muud pakkuda. Absoluutselt ja nagu kokkuvõttes võib öelda, kõik hakkab tegelikult kultuurist pihta, inimese eelistustest suhtumistest, nii et tal endal oleks hea ja mugav kõik jooke tarbida ja pidada silmas ka siis seltskonda ja kõik ümbrist saavad, millest ta viibib. Absoluutselt, see on võib-olla õige. Nii et Tiit, veel kord suur tänu, et Rapla Selveri suurjooks saab lähemal 2 aastal minna julgelt 10 kilomeetri distantsile vastu, kui meil on selline toetaja, soovime Tiidule edu ja kindlasti kohtume veel. Nii kaua, kuni Tiit tagasi tuleb, kasutame võimalust ja proovime seda Atla õunanapsu põhjust maski ära võtta. Külmal talvepäeval mõjub väga hästi. Aga nüüd ootame Tiidu ära. Ja vaata, napsu tootmine ongi legendide lugu enneks. Ja legendid on tähtsamad kui see jook ise vaata enneks. Ühesõnaga tuletan meelde, et see on siin Eesti kohalik viski number 2, nagu sa ütlesid. Proovisime ära 60 kraadi, no tõesti on väga hea. Juba lõhnab hästi ja maitse on ka hea. Ja eripäraks on see, et erinevalt Eesti viskist number 1, mis moes tehti, oli meil eesmärgiks panna sisse suitsu maitse ja suitsu lõhn. Kuidas saada viskile sisse suitsu maitse ja suitsu lõhn? Räägiks. See oli pikk protsess, arendusprotsess, täppisteadus, kõrgtehnoloogia. Võtsin oma vanad spordisokid, puuvillased, pika säärega, 2 nädalat kummikutega magasin, käisin, oli ära ka ei võtnud enneks. Niimoodi, rohkem läks libedaks, siis läksin sauna, koos sokkidega muidugi. Suitsusaun, liiklesime nagu vaja on ja panime sokid siia sisse. Ja nüüd, kuidas on, maitse hea? Maitse on väga hea, no, muidugi arvestades, mida sa praegu rääkisid, siis tundub see veel eriti hea. Nii ja siis Tiiduga proovime siin Eesti esimest õunabrändit, mis läheb varsti müüki, veel jõudnud ei ole, nii et. Süümust võid CV-sse panna. Tõesti on hea, ma ei ole siin ühtegi halva jooki öelnud. Mul ei olegi ühtegi, sest et Eesti konjaki, nii meeste kui naiste konjakiklubi käis siin ka proovimas ja arvas, et me võime Prantsusmaal edukalt lainet lüüa, sest mida me enne proovisime seal, see võitis ju Ameerikas brändide seas auhinna, nii et kuldmedali. Nii et noh, see oli selle eelane enneks. Nii et võib öelda, et Eesti mehed suudavad kõike. Absoluutselt. Eriti kõvad jooksumehed. Jah. Absoluutselt. Head ristad, head nõuandjad. Ikka saab. Hea tehnoloogia. Jah, just. Terviseks. Tiit, aga ütle mulle, me omal ajal jooksime kõvasti, 10 kilomeetrit muid maid. Tegelikult on ju nii Eestis tänapäeval, et on paar üksikut tippu, aga võib öelda, et selle esikümne tase on isegi nõrgem kui omal ajal oli. Milles see asi on? Ometi on paremad treeningmeetodid, varustus, kõik võimalused käia. Milles siis asi on, et ikkagi see jooksmise tase ei ole niivõrd nagu palju tõusnud? Aga ilmselt ongi selles, et on noortel palju muid tegemisi ja valikud, mida elus teha. Ja palju meeldivamad kui kannatada. Sest selleks, et joosta 10 tonsi head aega, sa pead ikka iga päev keskeltläbi 20-30 kilomeetrit maha jooksma treeningul. Ja see on asi, mida ma arvan, et väga paljud inimesed pole tänapäeval nagu nõus tegema. Et ikkagi on kokkuvõttes asi selles, et jooksmine on selline ala, kus sa pead ennast nagu
nii-öelda pingutama, ületama sellist nagu nii-öelda valu lävetsooni ja see ei ole paljudele lihtsalt nagu noortele vastuvõetav, kuna on hulgaliselt lihtsamaid ja mugavaid võimalusi nii-öelda oma sportimise ja vaba aja veetmiseks. Just nimelt ja ega see käib kõik suusatamine, rattasõit, kõik vastupidavusalad on ju sellised, kes tegelikult on vajavad suurt treeningmahtu, süstemaatilist päevakava tegevust, et kui on muid alternatiive, tore on surfata, mida iganes teha, olla palju paremat feimi kui higistada kuskil pikkadel jooksusistantsidel. Ja, täpselt nagu ma omal ajal jooksin siin Rapla külavaja teedel ja üks mammi mulle iga kord, kui ma tema talust mööda jooksin, küsisid, et pojake, miks sa ennast piinad? Täpselt niimoodi ongi tegelikult, see ongi suur tõde. Jah, just, aga selleks, et spordis kuhugi jõuda, tulebki vahel ennast piinata ja tuleb seda nautida, et sa ennast nagu piinad. Absoluutselt, see on täielik enese piinamine. Nii et kui tuleb meil selline jooksumees, kes on andekas ja ühtlasi tahab ennast piinata ja tõsiselt vaeva näha, siis temast võib tulla hea jooksja. Läbi raskuste tähtede poole. Nii on.